Hei, tere tulemast Ärkvel teadvel looja YouTube'i kanalile. Mina olen täna siin, et jagada teile ühte informatsiooni ja natukene ka isiklikku lugu seoses minu abikaasaga. Ja nimelt selle aasta alguses meile maandus väga selge teadmine, et meie see infoväli, kust me informatsiooni alla laeme, on justkui selline nagu põimunud antenn, ehk et see antenn on nagu üks, aga mina katan sellest ühe osa ja tema katab sellest teise osa. See võib olla selline, ühesõnaga natukene arusaamatu, aga samal ajal ka mitte sellepärast, et vaadake, kui kaks inimest tulevad kokku oma elus koos loomisesse, ehk et oma reaalsuse koos loomisesse, vahetala, kas see on paarisuhe või on see mingi äriline suhe või sõprussuhe, siis tegelikult see reaalsus, mida nad koos looma hakkavad, on koos loodud ja puudutab nagu energeetilisel tasandil ühesuguseid väljasi ja see on ja samal ajal erinevaid. Ehk et seal on nagu selline dünaamika, et üks toob oma killu, teine toob oma killu ja kokku saab tervik. Ja nüüd nii me siis oleme oma reaalsust loonud kahekesi siin juba mitu head aastat ja selle aja jooksul päris palju programme tee pealt ära puhastanud, sellepärast et koos olles oleme ka märganud seda, kui meie reaalsust on hakanud juhtima programmid. Ja tänu sellele, et me oleme saanud neid programmi kihte järjest vähemaks ja vähemaks ja vähemaks, oleme hakanud jõudma lähemale sellisele olekule ja sellisele ka nagu mõnes mõttes see on nagu energeetiline olek, aga samal ajal seotud sinu autentse hingeväljaga. Nagu suveräänsus ehk suveräänne olek. Ja nüüd meie ühised antennid, meie ühine antenn, mis meil on siis põimunud, tõi meie teadusvälja suve keskel, et meil on aeg tuua inimestele järgmise taseme transformatiivne teekond, millega on võimalik inimestel enda programme vähemaks saada, et nad jõuaksid lähemale enda suveräänsele olekule. Sest et meie isiklikult näeme, et see on selle läbi me kollektiivina ärkama, areneme, mida rohkem on meie seas suveräänseid hingi, kes kehastavad ennast siin füüsilistes kehades. Jah, võt. Ja sellest tulenevalt siis on meil loodud koos 16-nädalane teekond, mis algas tegelikult juba eile. Aga me hoiame selleks uksi lahti kuni 29. oktoobrini. Nii et me otsustasime anda teile võimaluse teha väike sissevaade selle teekonna esimesse osasse, et tunnetada, kas see kutsub, kas see kõnetab, kas see mulle. Seal on mõned lõigud siis sellest, mida me eile salvestasime ja suur osa sellest on muidugi väljas ja jäänud siis nende jaoks, kes on juba otsustanud sellele teekonnal osaleda. Aga kui sa otsustad, et sa tahad sellele teekonnal tulla, siis ka sul on võimalik kuni 29-ndani veel paati hüpata ning vaadata see juba toimunud sessioon ära ja ilmselt kui sa tuled paati peale 22. oktoobrit, siis saad vaadata 2 esimest osa järgi ja sellest ei ole midagi, sest et tegemist on energiatööga ja energiatöös on see aeg ja ruum sellisel viisil ei eksisteeri, nagu meil see lineaarne aeg ja ruum siin. Ehk et see on ajatu ja sa saad seda enda jaoks igal ajal järgi teha. Võt nii. Ehk et siis nüüd ma panen siit peale teile selle eilse esimese osa salvestuse väljavõtte ja vaadake, tunnetage, kui te tunnete kutset, uurige rohkem informatsiooni siit videolt olevalt lingilt ja ma soovin teile head vaatamist. Näeme järgmistes videotes.
mõnel teist võib-olla tekib küsimus, et oot-oot-oot, miks meil siin täna 2 inimest on. ja tegelikult ma siis tutvustan teile praegu enda kallist abikaasat Tarvot, enda teist poolt, kellega me tegelikult oleme koos loonud juba üle 4 aasta enda reaalsust, muukinud lahti lõputult erinevaid programme, siis selliseid kitsaskohti võib-olla või teemasid, millega me oleme oma elus rahul olnud, et siis tunda ennast enda elus rahul ja paremini igapäevaselt või siis üleüldiselt ka koosloomises. ehk et ja siis ühel hetkel, kui me olime Itaalias, maandus kõigepealt minul enda sees maikuus süttis selline tuluke, et ma tahan kindlasti teha veel ühe väekama ja võimsama teekonna. ja kui me ühel hetkel Tarvoga siis keset suve avastasime ennast ühest väga luksuslikust rannakeskkonnast, siis seal maandus meil koos tegelikult see, et järgmine teekond võiks olla oma elu valitseja ja mida ta kõik endast võiks kujutada. nii et sellepärast on täna Tarvo siin jagamas ka oma sisendeid ja mõtteid seoses selle teekonnaga, sest et tegelikult on see meie ühislooming. meie lihtsalt jagame seda sellisel viisil, et mina annan oma osa ja tema annab oma osa, et oleks kokku tervik. Vot nii. nii et. tere ka minu poolt. On lõbus olla siin selles ruumis. Ma tavaliselt olen olnud mingis mõttes kaamera taga ja aidanud asju paika sättida ja hoolitsenud sellest, et kõik asjad toimiksid hästi. Aga meil on tõesti põnev olnud väga-väga pikka aega. Ja nagu Kadri mainis, siis me oleme ühel või teisel põhjusel, võiks öelda, sellised kosmilised rändurid, kes on sattunud siia planeedile praeguses ajahetkes avama uksi või selliseid telgitaguseid, nägemaks natukene sügavamale enda sisse või siis meie nii-öelda kõigi sisse, et tuua selliseid taustasi või võimalusi. Ja see on meie pidev selline uurimisobjekt olnud, et meil on tõesti väga põnev olnud väga-väga pikka aega, võiks niimoodi öelda. Ja lõpuks meil on kuidagi tundunud, et me saame hakata koos ka neid asju natukene rohkem avalikumalt jagama, et see aeg on justkui sealmaal. Et siiamaani me oleme küpsenud, ütleme, sellesse hetke praegult siin. jah. ja täna me jagame teiega siis natukene vaateid suveräänsuse teemal, et mis on meie jaoks maandunud ja mida me sellest arvame. ja tegelikult on see suveräänsus selle oma elu valitseja teekonna üks keskne komponent, et ilma suveräänse olekuta me ei saa enda elu valitseda. põhimõtteliselt need on nagu 2 asja, mis käivad käsikäes. ja Tarul oli väga selgeid nägemisi tegelikult seoses selle suveräänsusega, et ma annangi siin selle jutupulga natukene tema kätte, et ta saab siis avada, mida ta nägi. Ja selles sageduses siis tekkis teadmine või nägemus, mis see pühadus mingis mõttes siis ka siin maises sfääris või üleüldiselt erinevates dimensioonides ennast kujutada võiks. Ja üks osa sellest on suveräänsus. Ja see on üks oluline osa energeetilisel tasandil või energeetilisest maastikust lähtuvalt, sest tema otsene tähendus seisneb selles, et ma ei ole mõjutatav, vaid ma saan puhtalt endast lähtuvalt kõike vaadata ja luua. See on selline hästi-hästi oluline nüanss, mida mõista, et suveräänne olend ei ole mõjutatav kellegiga millegi poolt, mis asetseb temast väljaspool.
ehk siis kõik otsused tulevad tema enda seest. ja just otsus on selline nagu maagiline kivi või see on nagu see philosopher's stone, mida legendides taga aetakse. aga tegelikult seesama, see maagiline kivi asetseb meie sees, eeskätt meie kõrikeskuses. sest see, mida me väljendame, loob reaalsust. lihtsalt küsimus on selles, et kui suurel määral me oleme kontaktis mingit tüüpi energeetiliste, kas siis taustade või nägemistega, mis lubavad meil seda reaalsust justkui muundada. ja suveräänsus on seal keskmes või keskel hästi-hästi tähtsal kohal. et kui inimene hakkab tunnetama ennast kui suveräänse olendina, nagu tõesõna hakkab tunnetama ennast, et ta ei ole mõjutusväljades enam sellisel viisil, nagu ta võib-olla varem viibis, siis tema otsustel on kordades suurem jõud. ja see on see teadmine või see, ütleme, nägemus, millesse mulle või meile tundub, et terve ühiskond või elanikkond siin maailmas vaikselt hakkab ärkama. ja me oleme ära näinud selle, et selle suveräänse oleku üks baas olulisi nüansse, et see saaks üldse sündida, on programmidest puhastumine. Igasugustest erinevatest piiravatest uskumustest ja programmeeringutest, mis töötavad sinu autentse olemuse vastu ja ei lase sul ka näha ja saada üldse kontakti sellega, kes sa tegelikult oled. see tegelikult puhtal kujul oleme me allikas, suveräänne ja vaba. aga seda ei kehasta peaaegu mitte keegi, sest et või ütleme niimoodi, et väga väike protsent inimesi suudavad seda täna kehastada, sest et me oleme alles nagu välja liikumas sellest programmeeringute, tahaks öelda, maailmast ja alles teadvustamas seda, et me saame olla midagi rohkemat ja me saame olla midagi võimsamat, kui me siiamaani oleme olnud. või kui meil on lubatud olla. jah. ja selle loa oleme me ka ära andnud kellelegi teisele, kas vanematele või lastele või valitsusele või või kogukonnale su ümber või sõpradele. et me väga palju muudame ja muundame enda olekut vastavalt sellele, mis väljaspoolt keegi ütleb või on või käseb või ette annab. Mitte ei lähtu sellest, mida meie sisemine kutse või sisemine hääl, meie suveräänne hääl väljendada soovib või kuhu suunas ta meid liigutada soovib. et sellepärast me tegelikult nägime suurt vajadust sellele teekonna loomisel, et panustada omalt poolt nendesse inimestesse, kes tunnevad kutset sellele teele. et aidata teil puhastuda mõnes mõttes ikkagi puhastuda nendest programmidest ja samal ajal ära tunda, et sa oled sellena, kes sa lihtsalt oled. Nagu ma tahaks öelda perfektne, aga see ei ole ka õige sõna, sa lihtsalt oled see, kes sa oled ja see on nagu parim võimalik versioon, mis sa olla saad selles hetkes, kus sa oled. et see ei ole, seda ei pea mitte kellegi teise nagu tahte või sunni alusel muutma või nagu voolima ja samal ajal me ei tohiks lasta sellel ka vooluda või nagu kuju võtta hirmu pärast, mis paraku on aga selles maatriksis, kus me elame, nagu põhiasi, mis meid loob või meie reaalsust loob, et enamus valikuid, mida me teeme, on tegelikult hirmust lähtuvad. see on nagu põhiline energiasammas, mis kõike justkui laeb või annab nagu laengu meie olekule ja meie tegevustele. et paljud valikud, ega me samuti siiamaani ise nii-öelda nökerdame mingisuguste asjade kallal, et saada sellest hirmuvalitsusest justkui välja, sest need programmid on eelnevalt peale laetud nii tugevalt,
et kõigest sellest läbi näha, see tõesti võtab, ma ütleks, vaeva ja aega. aga õnneks noh, mõlemad meil on jagunud, et meil on nii jaksu olnud kui aega olnud nende asjadega mütata. ja me ausalt oleme paljuski kõik muud asjad oma elus pausile pannud, et võimalikult palju siin neid programme siis no ütleks nagu läbi purustada sellise terava pilgu kaudu, et näha, mis on mis. jah, räägi palju. Ja seeläbi vabaneda nagu sellest vangistusest. See on üks viis selle kirjeldamiseks. Ja teine, võib-olla lihtsam viis on see, et näha, et ma olen isegi piisav. Et ma lihtsalt olen piisav sellisena, nagu ma olen oma elu valitsema. Ja see on samm-sammuline protsess. Et kindlasti terve selle teekonna jooksul te ise kogete, et selliste väikeste sammude või väikeste edude kaudu võib muuta väga-väga palju. jah, ja see alge, mis üldse meie liidu, tähendab, kui meie tulime liiduna kokku, kui me otsustasime, et me pühendume sellele suhtele, siis üks esimesi selliseid kokkuleppeid, mis me omavahel tegime, oli see, et me ei lase programmidel meie suhet lõhkuda või laiali jääda. ehk et kui me ühel hetkel me oleme otsustanud, et nüüd meil enam ei täienda üksteist või meie suhe ei anna enam teineteisele midagi, et siis me kindlasti ei läheks lahku sellest kohast, kus on ikka veel aktiivne mõni programm, vaid me lihtsalt närime kõik programmid lõpuni, mis iganes meie suhtedünaamika või kooselu esile toob. ja siiamaani on meie kogemus tegelikult see, et iga kord, kui me oleme mõne programmi läbi närinud või ära kustutanud või mõne seanssi teinud selleks, et seda eest ära saada, oleme jõudnud lähemale üksteisele. ehk et hakanud nagu sügavamalt nägema üksteist. No tegelikult me oleme mõlemad jõudnud lähemale iseendale ja läbi selle üksteisele. Et see on selline oluline koht ja kahjuks me ei saa praeguses hetkes veel midagi muud nagu väita või teha, kui noh, kustutada. Erase, see kõlab lihtsalt natukene paremini. Et see on tõesti nagu kustukummiga lihtsalt tühistad selle asja ära ja seda enam ei ole. Ja see on kunst omaette ja selles mõttes üks parimaid vahendeid, mida me oleme kohanud ka viimase selle, ütleme 3-4 aastase perioodi jooksul on tõesti hologrammi sessioonid. Mida siis Kadri hakkab siin läbi viima erinevatel kordadel. Tõenäoliselt mina juhendan paaril korral midagi, mis vajab, ütleme, täpsemat pilku sellise energeetilise taju kaudu, mis on minu väga spetsiifiline eripära, et mulle tegelikult meeldib vaadelda asju energeetiliselt tasandilt lähtuvalt, ehk siis, et emotsioonivabas ruumis. Energia on lihtsalt informatsioon. Aga kui ta on laetud millegiga, siis ta võib olla nii-öelda emotsioon. ja ma toon siia korraks sisse ka selle krüptoteema, mis sai meil välja reklaamitud ja seda lihtsalt sellepärast, et miks me otsustasime selle siia teekonnale kaasata, on tegelikult see, et meie oleme ära näinud selle, et kogu finantssüsteem töötab täna nii, et tegelikult kui homne päev mõni pank otsustab uksed sulgeda ja pankrotti minna ja meie vara on parasjagu seal, siis see raha on läinud. Ja ligipääs kolmandatel isikutel vajadusel on meie pangakontole ja nad saavad seal näha, kui palju meil vahendeid on, kuhu meie asjad liiguvad ja nii edasi. Ja kui on vaja, tahavad, arestivad, mis iganes põhjusel. Ehk et see raha ei ole meie käes ja ometi me liigume sellise digitaalse raha suunas väga suurte hüpetega. Ehk et kuidas selles maailmas, kui meie raha on nüüd digitaalne ja ta ühel hetkel võib-olla isegi enam paberkandjal ei eksisteeri, et kuidas selles olukorras tegelikult hoida oma raha enda käes, et ikkagi mina valitsen seda, et see on minu käes, keegi ei tea, kui palju mul seda on ja tõesti keegi ei saa mul seda ka ära võtta. Et see on meie arust üks väga oluline teema oma elu valitsemises, sest rahavaldkond on ka väga suur valdkond meie elus ja sellepärast me
või me tegelikult jõudsime selleni, et Arvo toob teieni siis sellise mõne loengu kaudu ma tahaks öelda, krüpto siukse baasväljaõppe, et kuidas endale osta esimest Bitcoini, kuidas teha üldse kontosi, kus teha, kus hoida, nii et see oleks sinu jaoks turvaline. jah, niisugused nagu baas või üldised teadmised just sellisest, ma ütleks nagu kvantväljast vaadatuna tutvustada, mis see tehnoloogia, mis eeskätt Bitcoini taga on, miks see on oluline ja miks tasub seda mõista, mida ta loob, mida ta annab. Et natukene hakata vaatama, et kuidas tuleviku finantsid saaksid välja näha, kui lubatakse tehnoloogiatel areneda sellisel viisil, mis teenib inimühiskonda, sest sellel tehnoloogial see võimekus on olemas. Ja mis minu jaoks oli huvitav, et kui ma sellesse temaatikasse sukeldusin ja hakkasin just eeskätt energeetiliselt enda seest seda samuti vaatlema, siis see oli esimene kord elus, kus ma tundsin tohutut eufooriat ja sellist metsikut vabaduse tunnet ja ma olin nagu täiesti pahviks löödud, et kuidas saab justkui nii igava temaatika sees olla niivõrd võimekas nagu väljund millegile. Mul oli tõesti, ma olin hämmingus pikka aega ja siis ma hakkasin aina rohkem süübima ja tänu sellele, et ma õppisin mingis mõttes selgeks selle maailma baastalad, ma hakkasin tervest maailma finantsmudelist hoopis teisiti aru saama. Ja see viis, kuidas meile tavapäraselt räägitakse nii intressidest kui inflatsioonist ja kõigest muust, mille kaudu meid hoitakse mingis mõttes lõksus, ka majanduslikus vaates või tähendab isegi vaesuses, sõna otseses mõttes, mida rohkem me nii-öelda selles fiat valuutat kasutame. Nüüd just eeskätt, mis läheb veel ajas edasi, seda rohkem me selles vangistuses võla ja ma ütleks nagu laostumis sellises vaeguses viibime. Et Bitcoinil on väga suur võimekus transformeerida tervet maailma. Kas see nii jääb või ei jää, seda näitab aeg, aga vähemalt te saate mingisuguse tausta ja mingisuguse arusaama, kuidas seda turvaliselt enda käes hoida. Ja ma olen teinud piisavalt palju igasuguseid eksitusi ja katsetusi, et saada aru, mis on praeguses hetkes, ma ütleks, piisavalt turvaline ja mida kindlasti mitte teha. Et see tulevad siis veel eraldi loengud, mis on väljaspool seda 16 loengut, mida me iga kolmapäev teeme. Et need, mis puudutavad krüptoraha teemat, et selleks lepime veel eraldi päevad kokku nii-öelda. Et see on justkui nagu väike boonus kõigele lisaks.